Artur Alliksaar. Kui sa ei oska valetada ja pead kogu aeg kõva häälega rääkima, siis sa võid olla küll geniaalne luuletaja, kuid sul võib minna elus üsna halvasti. Imeline näide on Artur Alliksaar. Alliksaare eluvintsutused hakkasid varakult pihta. Ema suri ära juba siis, kui poiss oli 14-15-aastane. Koolitee tal jäi katki. Peale seda sattus ta siis Saksa sõjaväkke. Saksa sõjaväes osalemine tähendas ikkagi seda, et ta jäi Nõukogude korrale hambusse ja veetis 8 aastat erinevates vangilaagrites. Laagrisse soovis ta ennekõike raamatuid, sõnaraamatuid, sest sõnad ja tekstid hoidsid teda elus. Alliksaar pidas vastu kauem kui Stalin, sest tema jaoks polnud aega olemas. Ei ole paremaid, halvemaid aegu. On ainult hetk, milles viibime praegu. Ta viibis hetkes. Oli Tartust tagasi, kuigi ta ei tohtinud Tartusse tulla. Aga ütle sa valguskiirele, et sa ei tohi pragudest läbi paista. Siis tutvus ta oma tulevase abikaasa Linda Alliksaarega. Asusid siis elama Linda ema juurde. Linda ema oli aga juba üsna vana inimene ja kord ahju küttis kogemata ära ka maja. Nii et Artur Alliksaar pidi koos perekonnaga asuma elama põhimõtteliselt kuuri. Nii oli Alliksaar peagi igal pool. Istus ülikooli kohvikus, kuhu ta ei tohtinud siseneda. Istus sõprade keskel Werneris, jõi kohvi, rääkis kõva häälega ja kirjutas. Võttis sõna koosolekutel, kuhu teda polnud kutsutud. Ta oli paljudele tülikas. See oli ilmselt ka põhjus, miks eluajal ei ilmunud ühtegi tema luulekogu. Artur Alliksaar teenis elatist põhiliselt juhutööde ja luuletõlgetega, siis luuletõlkeid käis ta muuhulgas avalikus kohtades inimeste peal testimas. On teada, kuidas ta näiteks Tartu bussijaamas on lugenud mööduvatele inimestele oma veel ilmumata Jessenini tõlkeid. Jäi sinna ühe ootava bussi uksekäiku seisma ning luges O sagane, mu sagane. Härrasmees oli Alliksaar kuni oma elu lõpuni. Isegi kui ta lebas haigevoodis ja talle süstiti morfiini, suutis ta õele öelda, te süstite nii sujuvalt. Kes on sündinud poeediks, jääb selleks igavesti.